tere talve! Tänase teksti autor on Inga Raiter. Inga Raiter on õpetatud magistriks Tartu Ülikoolis. Kindlalt tean, kursuse õed olime. Inga Raiteril on kirjastus Legend. Inga Raiteril on iidsete teadmiste profiil ja Patreoni profiil ühismeedias. Rändab palju mööda ilma selleks, et pidada võimalikult sisukaid loenguid, koolitusi, mõtete käima lükkamise tekste luua. Ja tänase teksti kirjutas Inga vajadusest turvalisuse järele, mis tegelikult on ühtlasi meil ka lõks. Kuivõrd oma turvalises ebamugavustsoonis tuttavas kastis istume vabatahtlikult ja selle põhjus on ajalooline, aastasadu tuhandeid pikk see moodus, kuidas inimesele luua mõttemalle ideoloogiatega, kuidas inimeses tekitada kuuluvuse illusioon parteide, erakondadega, mismoodi inimest allutada religioonile, millel on üsna vähe ühist Jumalaga ja tõelise osaduse ühtekuuluvusega, kõiksusega. Selleks, et sina ei peaks olema püüdlikult sama sügav, sama õpetatud kui Inga, on sinu teksti teema üsna lihtne. Kui oleme koos teksti toimetanud, siis kirjutad sina, kui turvaliselt ennast tunned ja mismoodi olukorda parandad, juhul kui, ja üsna kindlasti, on turvalisusest puudu. Niipea kui tekib tunne, et juba loob, tuleb mõni uudis, kas poliitilistel või majanduslikel teemadel, tuleb mõni uudis, tuleb mõni teade, tuleb mõni paigast loksutav pisiasi, mille puhul sina kui lammas, näe selline kostüüm mul, sest oli hiljuti ju kadripäev, kes karjaõnne tõi. Ja kirjutadki, mil moel sa ennast säästad ja päästad pidevast hirmust. Inga tekst algab tsitaadiga. Kim Michaels on kirjutanud järgneva lõigu. See on hea algus, niisugust laadi teksti alustamine arvamusliidri, kellegi targa tsitaadiga päästab sind ennast kas siis vandenõuteoreetikuks sildistamisest või liiga kirglikust vastuvaidlemisest, siis sa võidki öelda, palun vaielge, Kim Michaels, teie teenistuses. Kui sa kirjutad kirjandit, siis sa alustad oma sissejuhatusega niisuguse teksti puhul täiesti lubatud ja teretulnud autoriteet, kes ütleb, vajadus turvalisuse järele sunnib meil looma mentaalse kasti, võime öelda ka mentaalset kasti, sel lihtsal põhjusel, et me teeme seda kogu aeg. Kui me oleme mentaalse kasti ära loonud, siis on tehtud. Aga täpselt samamoodi, nagu meil seda paigas
olemise tunnet loksutatakse, me loome seda mentaalset kasti üha uuesti, mis väidetavalt sisaldab kõike, mida me tahame teada. Kui me juba oleme aktsepteerinud, et see mentaalne 2A-ga raamistik on absoluutne, raamistik meenutab minule otsekohe Jüri Ratast. See on üks tema lemmiksõnu ja võtkem õigus ja võimalus kasutada lühemat sõna raam. Raamistik on nagu taristu. Seal on palju raami osi ja kokku saab raamistik. Istik-pistik. Ehk siis las ta olla raam. On absoluutne ja meie vajadus turvalisuse järele sunnib meid seda tegema, kui on valitud eesti keeles mõttekriips, koma enam ei ole. Inglise keeles järgneb sageli mõttekriipsule ka koma, meie piirdume mõttekriipsuga. Siis muutub siis muutub see sõna otseses mõttes psühholoogiliseks hullusärgiks, mis takistab meid esitamast küsimusi etteantud raamidest väljapoole. Me ei julge kastist välja mõelda. Tsitaadi eesti keeles paneme sulgudesse, ehk siis mitte kaldkriipsude, vaid sulgude embusse ja jutumärgid eesti keeles algavad alt. Teaduslik materialism. Ja me õppisime ülikoolis kommunistliku partei ajalugu, dialektilist materialismi, mille raamistikus, mille sildi all õpetati ikka päris filosoofiat. Nii et teaduslik materialism nagu religioonidki on suletud uskumust süsteem. Kui selle loojad veel olid avatud meelega teadlased, kes soovisid pimeusklikke religioossetesse dogmadesse klammerdumisest vabastada, siis 20. sajandil hakkasid teadusliku uurimuse tõlgendamisel domineerima hirmul põhineva maailmavaatega inimesed. Teadus kui ongi ilmakomata kui võrdlev, teadus kui avatud avastusprotsess võeti üle inimeste poolt, kel olid selged poliitilised eesmärgid. Reformida ühiskonda kindlal viisil räägib alateadvuses meiega muusikast. Paneme kas siis moodusel või moel. Kindlal moodusel asendada absoluutne religioosne süsteem. Toimus võimu. Teate mis? Siin on ka vaja panna. Kindlal moel, nüüd sai päris hea, et asendada absoluutne religioosne süsteem. Toimus võimu kaaperdamine võimul olnud eliidilt. Kaaperdamine, laevanduse termin, tuuri panemine, pihta panemine, varastamine. Teaduslik materialism esitab absoluutseid väiteid, mida teaduslikult tõestada ei saa. Seega peab neid uskuma. Kirik väitis, et inimene on loomult patune, see tähendab Jumal, meie kirjutame Jumal suure tähega.
kui tegemist on polüteistiga, kelle jaoks on olemas palju jumalaid, võib see jumal olla väikese tähega, aga absoluut, jumalate jumal, ülim väli, ikka suure tähega jumal, lõi meid olekus. Kui jumal lõi meid olekus, siis oli jumal olekus. Me soovime väita, et meid loodi olekusse. Jumal lõi meid olekusse, mis välistab tema kuningriiki pääsemise. Meil on vaja abi väliselt jõult, mis saab lunastada meie patud. Jesua ben Joseph, väga hea lunastaja, Krishna abiks ikka, Buda, oi kui palju abi toob. Kiitsi Manitu, päästa meid ära kurjast. Kuid temaga ühenduse saamiseks, 2 A-d, vajame maapealset kirikuorganisatsiooni, heakindlate dogmadega religiooni, et selle armu osaliseks saada. Teeme siia tandria. Kuivõrd esimene osa oli kirikust, teine on materialismist, toimub mõtte muutumine ja liigendamine on lugemise hõlbustamiseks hea. Materialism, uus lõik, tandrida, väidab, et me oleme olemuselt loomad, kes on eneseteadlikud juhuse tõttu ja keda piiravad geenid ning kasvatus. Oleme juhusliku protsessi tulemus, mingit suurt plaani ega kõrgemat jõudu ei ole. Jõulude ajal seda keegi ei usu, aga meid on niimoodi õpetatud, lausa trillitud, et mitte öelda dresseeritud. Mõlemad, nii teadus kui kirik, kujutavad meid, kujutlevad, võib pigem olla, kujutatakse kunstis, meid maalitakse, mis on ka tõsi, aga kujutlevad, see tähendab, et meile luuakse kujutelm, et me saame ise kujutluse endast fundamentaalselt piiratud jõuetute olenditena sooviga meid kontrollida. Tandrida eliidi poolt, kes usub, et ta sobib. Eliit, inimesi mitu, mitte väga palju võrreldes meie kui massiga, kariloomadega, on eliit samasugune sõna nagu rahvas, klass, hulk, paljud, mitmed, ühesõnaga sõna eliit, sisult, mitmus, vorm, sõna kui niisugune, ainsus. Nii siis ta sobib, see eliit sobib paremini ühiskonda juhtima ja selleks eliit paneb inimesi end, aga nüüd lähme jälle omakorda mitmusesse kätte ära. Jõu inimesi palju, jõuetutena, lisame silbi te, jõuetutena tundma. Einstein tõestas, et mateeria on kõigest energia üks madalsageduslikke vorme. Kõik on energia, seega dualistlikku asjade eraldiseisvust ei eksisteeri. Ei ole olemas
eraldatud üksusi, millel oleks isoleeritud eksistents. Eraldatuse idee on aga peamine tegur kurjuse tekkimisel. Kui kõik on kõigi ja kõigega ühenduses, siis ei ole sa parem kui teine ja teine ei ole üksinda halb. Teist sildistades esitad oma visiitkaardi, teist karistades karistad iseennast. Nii lihtne ongi. Taandrida. Teema muutub, lauseid sai ühe lõigu jaoks piisavalt palju. Kurjuse põhjuseks on uskumus, et me oleme eraldiseisvad ja mina võin sind kahjustada, ilma et see mind mõjutaks. Ja eesti keeles selges maarahva moodi väljendumises on täiesti olemas tore tarkus, kes teisele ütleb, see on, ehk siis, kui teist ka loopida, saavad mõlemad sidaseks. Nii on. Sel kontseptsioonil põhineb enamus konflikte ja vägivalda, see annab õigustuse endast teistmoodi maailma nägijate represseerimiseks ja hävitamiseks. Maailm näitab seda praegu ja on näidanud alati õppimisvõimetult palju. Mis iganes üks sõna, mis iganes, kes iganes, kus iganes üks sõna ideoloogilise lipukirja all. Tegelikult on universum läbi põimunud tervik, kus sa ei saa, kaks A-d, kahjustada teisi iseennast kahjustamata. Ilma lahusoleku tundeta tajudes ennast. Suure tähega sõna on kõiksus. Lisame mõned silbid kõiksusega. Ühendatuna. Nii on. Ei ole kurjus võimalik. Kui tahame mõista kurjuse põhjust, peame loobuma selle otsimisest endast väljast poolt. Otsime kust kohast väljast poolt kaks tõhhu juurde, sest see sõnna. Esimesel pildil Inga oma postituses olen küll Vatikanis, kuid parimas seltskonnas, kuhu sattuda saab, kõik vägevad inimvaimu avardajad alates Platonist ja Pythagorasest on ühte pilti mahutatud. Tal on vabalt vaadeldav Facebooki profiil Heida pilk, koged palju laadivat. Teisel pildil vaatlen ühtaegu ja me kasutame sõna kunstiteost. Kunstielamuse me saame, kui me vaatleme kunstiteost. Vaatlen ühtaegu kunstiteost, kuid ka hoonet, mille ainsaks eesmärgiks on inimest panna end väikse, abitu ja alluvana tundma paavstluse võimukirikut. Ma soovin sulle, kes sa Inga Raitari tekstist inspireerituna lood oma teksti, oma turvalisusest, on see päris või on see illusioon ja kuidas sina olukorda parandad. Ma soovin sulle pikka iga, et sa saaksid palju elamusi. Soovitan sinul enne
teksti ärasaatmist ise tema üle lugeda, leiad oluliselt palju ja hästi oma puuduvaid tähti ja liiklusmärke täiesti iseseisvalt üles. Kohtume näiteks Vatikani kirikus, sest planeet on väike. Planeet on kodu. Olgu meil kõigil siin võimalikult helge mainematk ja võimalikult igal hetkel õnnelikuna, teadlikult õnnelikuna. Lõpuks on kõik hästi. Kui veel ei ole lõpp ka veel. Armastust.